Saksa Automaatika on inseneribüroo, et me otseselt nagu niimoodi tooteid ei müügi, peale varuosasi müüme, natuke on, aga tüüpiliselt me müüme kliendile lahendust. Automaatika ettevõte tegeleb põhimõtteliselt tööstuse elus hoidmises ja tööstuse käivitamisega. Kui me ringi käime, siis me näeme, et siin on tehased, näiteks elektrijaamad, mingid piimavabrikud või piimakombinaadid, saeveskid, siis automaatika ettevõte või selline automaatika inseneribüroo on see, mis need ettevõtted käima paneb nagu sees. Üldiselt meie tööd ei ole praktiliselt kunagi kuskile inimeste silmale näha. Tüüpiliselt sellised tööriistad on kasutuses siis ütleme näiteks saeveski operaatoril. Antud juhul see on pelletitehas, mis teeb väikseid puidupelleteid. Kogu protsess on operaatoril alati näha, et põhimõtteliselt hiirega see juhtimine käib. Ta näeb ilusti ära, mis protsessi osas, mis toimub. Me ei ehita tavalisi kilbisüsteeme tavaliselt mitte kunagi. Me teeme asjad merekonteineritesse. Põhimõte on see, et me saame neid transportida standardlahendustega, selleks on spetsiaalsed sideloaderid, me saame need laevadesse panna, saata kuhu vaja. Ja objektile väike vundament, paned selle paika ja juba see asi nagu töötab. Siin on üks selline pooleli olev objekt on näha, siin elektrit sees ei ole, et selles mõttes ei tasu karta. Praegu on selline käikuvõtmine, et ehitame näiteks drive'id, ajamid konteinerisse sisse, me valmistame selle konteineri ette, teeme kaabliriiulit, teeme vastavad seinad, ehitame sisse lülituskilbid ja valmistame selle, teeme kohapealsed testid, et enne kui see kliendi juurde läheb, põhimõtteliselt on nagu kõik tehtud otsast lõpuni. Viimase selliseid suuremaid projekte oli huvitav, see läks Vietnami, oli pelletitehas. Nagu selle tootjaettevõtte poolt läks 14 konteinerit ja tänu sellele, et ta nagu sellisesse konteinerisüsteemi ehitati, oligi nii, et tavameetodil oleks nad käikuvõtmine kuskil 8-9 kuud, praegu oli 2-3 kuud. Ja aeg-ajalt tuleb lihtsalt maha istuda ja vaadata ettevõtte tegevused üle ja mis ei ole nagu päris õiged või südamelähedased lihtsalt välja tõsta. See, mida me nagu ära lõpetasime, oli umbes veerand ettevõtte käibest. Ja eks meil väike mure oli, et kuidas me siis niimoodi tagasi saame selle käibe, aga kuidagi see fokusseerimine nagu põhitegevustele õnnestus ja selle 1 aasta jooksul me kasvatasime selle veerandi käibest tagasi ka, nii et olgugi, et me nagu 2018-2019 käive nagu eriti ei muutunud, ei samaks, on siiski sisuliselt see, et me veerand tõstsime välja ja veerand kasvatasime juurde. Ma arvan, et on väga nagu tähtis roll on üldse, et oleks ettevõttes tugev finantsjuht. Et eriti, kui me võtame nagu inseneribüroo, üldiselt elu näitab, et seal, kus on koos ainult idee ja ainult insenerid, ikkagi ta nagu mingi hetk kipub võib-olla rahaliselt lappama minema. Ma arvan, et nagu see on üks olulisi asju, et esiteks sa nagu planeerid rahavoogusid, sa planeerid projekte juba pakkumise faasis töötad juba läbi, et mismoodi arved esitatakse, mismoodi võiks olla potentsiaalsed laekumised, et sa ei peaks krediteerima oma vahenditest, mida iganes, suur klienti näiteks. Need edukuse komponendid ongi, nagu ma enne juba mainisin, meeskond, professionaalne meeskond, mis inspireerib teisi, inspireerib ka kliente. Ma arvan, et on tugev finantsjuhtimine, mis seda suhet paigas hoiab ja võtavad need mured inseneridelt maha. Siis järjekindel koolitamine, oma inseneride koolitamine, head kliendisuhted, suhtlusvõrgustik ja siis ka tugevad partnerid ja partneritega suhete hoidmine.